Kolleeg Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja. Hea peaminister. See oli nüüd küll väga hull oli kuulata seda, mis te praegu vastasite Eimarile. Tähendab, et see ei olnud nagu ebaõigluse korvamine, see oli pigem nagu äriprojekt. Et kui nüüd praegu üldistada, siis kas teil on mingisugune statistika selle kohta, et kui palju need inimesed, kes erastati ja kelle ebaõiglus kõrvaldati, omavad seda kinnistut või seda maad ja seda korterit või seda erastatud või õigluse taastamiseks antud tükki praega? Mitmele inimesele see on edasi müüdud, mitu vahendajat on seal olnud ja nii edasi ja nii edasi. See on esimene pool. Ja teine pool on, ma käisin 40 sundüürnikuga, võttisin nende mure omaks, käisin läbi Eesti esimese, teise, kolmanda astme kohtud, kus nad said kõik eitavad vastused, siis käisin ma Euroopa kohtus, viisin taotluse isiklikult Stockholmis posti, sest ma Eesti posti ei usaldanud, siis oli 1,5 aastat pausi ja siis tuleb Euroopa kohtust vastus, Eesti nõunik vastab, et üks paber on puudu. Ikka tekib vandenõuteooria, et see on mingisugune äriprojekt ja mingisugune paha lõhn, kuritegelik lõhn on selle asja juures. Aitäh, kuidas te kommenteerite seda? Aitäh. Vaadake, kui inimene ehitab endale ja oma perele kodu ja võõrvõim võtab selle õigusvastaselt ära, siis mina usun küll, et sellel inimesel on õigus taotleda oma kodu tagasi, sest temal on tehtud ülekohut. Ja kui seda inimest ennast, kes selle kodu rajas, ei ole enam meie hulgas, siis tekib see õigus tema pärijatel. Ja see on väga loogiline. Nii et see, kas pärijad jäävad sellesse majja elama, otsustavad oma vanematelt ära võetud vara välja rentida või müüa, on päeva lõpuks juba nende otsus. Riik ei saa kedagi kohustada oma esivanematele kuuluvas majas elama, küll aga saab riik aidata kaasa sellele, et see ebaõiglus, mis nende inimeste vanemate suhtes tehti võõrvõimu poolt, et seda kas või osaliselt hüvitada. Ma rõhutan veel kord, et teile ei pruugi see meeldida, kuigi ma ei saa aru, miks teie arusaam selles küsimuses sedavõrd erinev on, aga ma rõhutan veel kord, et enamik sellest varast, mis Eesti inimestelt ära võeti okupatsioonivõimu poolt, jäi igaveseks tagastamata. Väga paljudel Eesti inimestel oli oma töö ja vaevaga loodud ettevõtteid, tehaseid, vabrikuid, kauplusi, väiksemaid ärisid. Kõik need võeti ära. Enamik neist hävines. Nende inimeste järeltulijad ei saanud tagasi need osakuid, sest need ettevõtteid enam ei olnud. See on muuseas üks põhjuseid, miks Eesti elatustase ei ole täna veel Soomega võrreldaval tasemel. Me teame, et 39. aastal, enne Nõukogude okupatsiooni, oli Eesti sisemajanduse kogutoodang Soomest isegi kübeke eespool. Eestlased elasid soomlastest veidi jõukamalt. Ja nüüd see, kui vahepeal tuli võõrvõim, võttis inimestelt nende vara ära, siis loomulikult see väga tõsiselt pärssis Eesti järgnevate aastakümnete majanduskasvu perspektiivi. Täiesti selge. Kui te vaatate suuri ettevõtteid Põhjamaades või ka Lääne-Euroopas, siis te näete, et väga paljud suured ettevõtted on olnud perekondade omandis katkematult väga pikka aega. Eestis see omandisuhe katkestati, Eesti inimestelt võeti võimalus ära, et oma vanaisa ehitatud ettevõtet edasi arendada. Et seetõttu Eestis on nüüd alles maksimaalselt teise põlvkonna ettevõtjaid, kes oma isa elutööd saavad jätkata. Aga meil ei ole mitte kedagi kahjuks, kes saaks öelda, et tema pereettevõte on Eestis järjepidevalt saanud tegutseda läbi rohkem kui paari inimpõlve, sellepärast et õigusvastaselt võõrandati vanaisadele kuuluvad ettevõtted ära. See on ebaõiglus, mis tehti. Aitäh.